USA said hiljuti mõnevõrra kuulsaks, kuna tegid nüüdseks kuulsat Trumpi tantsu. See oli päev, mil Ayatollah Khamenei kõrvaldati. Ma tahtsin kuidagi tänada president Donald Trumpi. Rohkem kui 50 000 inimest tapeti islamirežiimi poolt 2 päevaga. USA ja Iisraeli sekkumine oli ainus asi, mis sai meid aidata. Kõik Iraani inimesed tahtsid, et see juhtuks. Tere tulemast tagasi saatesse Access of Truth Genesis. Täna liitub minuga Munir Rahimi, Iraani aktivist, kes õpib praegu Ameerika Ühendriikides pärast seda, kui ta koges ülikooli elu Islamivabariigis. Nüüd, Munir Rahimi jõudis uudistesse Iraani sõja ajal oma piduliku Trumpi tantsuga. Ja nüüd liitub ta meiega, et arutada järgmisi samme võitluses režiimi vastu ning jagada oma kogemusi üleskasvamisest Iraanis. Munir Rahimi, aitäh, et saatesse tulid. Mul on väga hea meel sind siin näha ja tänan, et jagasid natuke oma lugu. Ma arvan, et see on tegelikult suurepärane viis meie vestluse alustamiseks. Mis on sinu perelugu? Ma tean, et sa sündisid Iraanis ja kasvasid seal üles. Milline see kogemus oli? Ja ma tean, et sul oli ka isiklik kokkupuude moraalipolitseiga. Milline see kogemus oli noore naisena Iraanis? Kõigepealt aitäh sulle, Emily, et mind täna kutsusid. Ja läheme kohe küsimuste juurde. Ma sündisin ja kasvasin üles Iraanis peaaegu kogu oma elu. Ja siis kolisin, ma tulin umbes 2 aastat tagasi Ameerika Ühendriikidesse, et oma haridusteed jätkata. Ja juba lapsest saati, isegi kui ma arvan, et see oli esimene kord, kui ma seda tõeliselt kogesin. See on see riik, kus ma elan. Esimest korda kogesin seda siis, kui olin laps, umbes 6 või 7 aastaselt, kui tahtsin minna esimesse klassi. Ja see oli esimene kord, kui nad sundisid mind kandma hidžaabi või täielikult end katma. Väga rangelt, mitte lihtsalt midagi selga panema. Nagu vormiriietus, nagu need vormid, mida sa näed sotsiaalmeedias piltidel, nad sundisid mind seda kandma. Ja ma mäletan, kui ma olin laps, siis mõnel päeval keeldusin hidžaabi kandmast, et oma juukseid katta. Sest esimest korda seda kandes tundub, nagu sa ei saaks hingata, eriti lapsena, 6 või 7 aastasena. Ma mäletan, et ühel korral võtsin selle koolis lihtsalt peast ära ja direktor ning teised koolitöötajad tulid kohe minu juurde. Ja siis nad üritasid mind karistada või hoiatada, et 7-aastasena pean ma seda kandma. Et sa pead seda kandma. Ja see oligi esimene kord, kui ma kogesin seda tunnet, et ei, see ongi nii. See ei tundunud õige isegi lapsena. Ja siis ma kasvasin üles selles keskkonnas. Iga kord, kui tahtsid minna kuhugi ametlikku kohta või ma ei tea, kui tahad saada juhiluba, tahad minna kooli, tahad minna ükskõik kuhu. Näiteks passi saamine, lennujaama minek, pead kandma hidžaabi ja kui sa seda ei tee, siis sind hoiatatakse ja karistatakse. Või kui seal on kõlbluspolitsei, siis nad arreteerivad sind. Niisiis, esimene kord, kui kõlbluspolitsei mind arreteeris, oli siis, kui ma ülikooli läksin. Ma läksin Teherani ülikooli Iraanis ja selles piirkonnas, kuna Teherani ülikool on natuke poliitiline, sealsetel tudengitel on nii, et nad ei jää kunagi, alati mitte, aga kui midagi juhtub, siis nad ei jää vaid tulevad välja, protestivad ja nii edasi. Selles piirkonnas, eriti Teherani ülikooli ümbruses, on palju kõlbluspolitseid, nii et esimene kord. Mind tabas kõlbluspolitsei lihtsalt sellepärast, et mu pahkluu nahk oli natuke näha. See on hullumeelne. Ma olin täiesti kaetud, mul olid armid ja kõik mu juuksed olid kaetud, ainult mu pahkluu nahk oli väljas. Ja nad arreteerisid mind selle pärast. Ja siis nad sundisid mind nendesse kaubikutesse ja hakkasid mind ähvardama, et kui sa kaubikusse ei lähe, siis me peksame sind. Me teeme seda, me teeme toda. Ja siis nad sundisid mind nendesse kaubikutesse. Ja kui ma kaubikusse sisenesin, nägin ma teisi tüdrukuid, kes nutsid väga kõvasti. Ma mõtlesin, et issand jumal, mis toimub.
see oli minu esimene kord, aga moraalipolitsei püüdis mind veel paar korda. aga esimene kord oli minu jaoks täiesti hullumeelne, sest ma tõesti ei teadnud, milline keskkond selle ees ootab. Ja siis nad viisid need naised mingisse organisatsiooni, sellistesse asutustesse, mis neil on. Ja esimene asi, mida nad tegid, oli see, et nad võtsid meie telefoni ära. Et me ei saaks seda keskkonda salvestada ega filmida. Nad võtsid mu telefoni ära. Ja siis nad hakkasid mind ähvardama. Ähvardasid kõiki neid naisi, kes seal olid. Mida sa nägid? Millega nad sind ähvardasid? Mida sa nägid, et nad tegid teistele noortele naistele, kes olid samas olukorras? Jah, sest see oli minu esimene kord, kui ma sattusin sellistesse kohtadesse. Ma ei pannud vastu, kui nad ütlesid, et mine sinna, tee seda või toda. Siis ma lihtsalt tegin seda, ilma vastu hakkamata. Aga ma olen näinud, ma mäletan, et ma nägin mõnda naist, kes panid vastu ja siis nad lihtsalt sundisid neid. Nad lihtsalt vedasid neid naisi nendesse kohtadesse sisse. Ja ma mäletan, et mõnel neist oli selline asi, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, aga nad kasutasid seda, et naisi lüüa. Ja nad lihtsalt vedasid neid naisi kaubikusse, vedasid nad nendesse kohtadesse. See hoone, kuhu nad meid just panid ja nii paljud tüdrukud nutsid seal sees väga kõvasti ja siis nad hakkasid meid ähvardama. Et kui sa seda ei tee, kui sa toda ei tee, siis me paneme su vangi, me saadame su vanglasse. Nii öeldi kõigile neile tüdrukutele. Jah, nii et mina... Nad andsid mulle ligipääsu oma telefonile ja ma helistasin kohe oma vanematele ja siis nad tulid kohale. Ja ma mäletan, et nad maksid midagi nagu kaution või midagi sellist, et mind vabastada. Ja nad ütlesid, et see on sellepärast, et see on sinu esimene kord. Nii et kui see ei oleks sinu esimene kord, siis me ei laseks sind minna. Aga kuna see on sinu esimene kord, siis me laseme sul minna. Pärast seda tulid mu vanemad ja siis ma olin seal mitu tundi. Ma mäletan, et ma olin seal umbes 5-4 tundi ja siis nad ütlesid umbes nii. See on ainult sellepärast, et see on sinu esimene kord, et me laseme sul minna. Ja nad tegid minust pildi. Nad tegid mu pahkluust pildi, et neil oleks lihtsalt tõend, miks nad mind arreteerisid. See oli hullumeelne. Ma tundsin end umbes nii, et ma mäletan, et ma olin näinud neid filme, kus kurjategijatest tehakse koos andmetega pilte ja nad tegid minuga sama. Lihtsalt sellepärast, et ma näitasin natuke pahkluunahka ja ma mõtlesin, issand jumal, see ongi see, mida tehakse kurjategijatega. Mitte ainult naistele, kes näitavad natuke nahka või natuke juukseid, nagu mina. See oli hullumeelne, aga jah, see oli minu kogemus moraalipolitseiga. Ja ma olen näinud, et nad võivad väga karmiks minna. Kui keegi vastu hakkab, nagu juhtus Mahsa Aminiga, siis need kaadrid, mis Mahsa Amini kohta avalikuks tulid, see näitab, et ta osutas vastupanu, kui moraalipolitsei teda arreteeris ja sellepärast juhtuski temaga see, mis juhtus. Sest kui keegi vastu hakkab, siis neid pekstakse ja Mahsa Amini sai samuti peksa. Ja siis viidi ta haiglasse ning lõpuks suri ta moraalipolitsei tõttu. Kui palju see kultuur mõjutas sinu kogu elu, kui sa Iraanis üles kasvasid? Ma mõtlen, kui palju on usuline indoktrinatsioon seotud igapäevaeluga. Kas ühiskonnas on sellest kuidagi võimalik mööda hiilida või kuidas see on? Ma mõtlen, kuidas on seal üles kasvada selle kõikehõlmava islamistliku mõjuga? No, naisena, eriti naisena, keda see religioon väga palju mõjutab. Sest me ei ole võrdsed. Naised ja mehed ei ole šariaadi seaduse järgi võrdsed. Näiteks Iraanis ei tohi nad minna staadionile. Nad ei saa isegi kandideerida presidendiks ega kõrgematele ametikohtadele. Ja nad ei saa teha paljusid asju, mida mehed saavad teha, lihtsalt sellepärast, et nad on naised. Ja kui ma kasvasin üles Iraanis, siis ma järk-järgult sain sellest aru ja tundsin, et okei,
iga aasta, mis ma Iraanis elasin, eriti viimased 4-5 aastat, kui ma seal elasin, ma sain tegelikult aru, et see ei ole olukord, mille all ma suudaksin elada. See oligi põhjus, miks ma otsustasin sellest riigist lahkuda. Sest ma teadsin, et minus on selline vaim, et kui ma näen, et midagi on valesti, siis ma kindlasti ütlen selle välja. Ma kindlasti kritiseerin seda ja kindlasti protestin selle vastu. Ja ma olin paljudel protestidel. Nägin, kuidas mõned mu sõbrad arreteeriti ja viidi vanglasse. Ühe mu sõbra vägistati vanglas. Ja kui ta vanglast välja sai ja ma teda nägin, oli ta täiesti teistsugune inimene. Ja ma olin nende hetkede tunnistajaks ning nägin, et ta tegelikult üritas enesetappu teha. Ja ma nägin seda kõike. Ja ma tean kindlalt, et kui ma poleks sellest riigist lahkunud, siis ma ei tea, kas ma oleksin elus, sest jaanuaris toimus Iraanis veresaun. See oli see tunne, mis mul oli. Ja tänu Jumalale oli mul oli võimalus tulla Ameerika Ühendriikidesse, et jätkata oma haridusteed. See suurepärane riik. See annab mulle kõik need võimalused, vabadused ja õigused, mida ma alati olen soovinud nii endale kui ka oma rahvale Iraanis. Ja see ongi põhjus, miks ma pidevalt püüan olla aktiivne, olla iraanlaste hääl Iraanis, eriti kuna neil pole internetti. On olnud umbes 40 päeva, ma ei tea, võib-olla 47, võib-olla üle 5 nädala, mil Iraani inimestel pole olnud ligipääsu internetile. See ongi minu motivatsioon olla nende inimeste hääl Iraanis. Ma tahan sinult küsida, sa said hiljuti mõnevõrra kuulsaks nüüdseks kuulsa Trumpi tantsu tegemisega. Kas sa saad sellest natuke rääkida? Ma mõtlen, mis juhtus ja miks sina iraanlasena toetad sõda? Kas oled selle tõttu kriitikat saanud ja kui jah, siis kellelt? Jah, selle tantsu kohta ma tegelikult üldse ei oodanud, et see nii viraalseks läheb. Ma teadsin, et see võib natuke tähelepanu saada, vaadatakse ja pannakse tähele sotsiaalmeedias, sest see oli julge samm. Aga ma ei oodanud, et see nii viraalseks läheb. Aga põhjus, miks ma seda tegin, oli see, et see oli päev, mil Ayatollah Khomeini USA poolt elimineeriti. Ja see oli päev, millest ma tegelikult kogu oma elu olin unistanud. Ja ma alati mõtlesin, et kui sa oleksid minult küsinud näiteks 6 kuud tagasi, oleksin mõelnud, et okei, võib-olla ma ei näe seda päeva, mil Ayatollah Khomeini elimineeritakse. Võib-olla nagu. Teises elus, ma ei tea, sest ma ei suutnud ette kujutada, et see inimene elimineeritakse. Ja kui see juhtus, olin ma nii elevil. See tunne, ma ei tea, kuidas seda kirjeldada, sest seda tunnet ei saa kirjeldada, sest see oli kogu minu elu unistus. Nii et kui see juhtus ja see oli lihtsalt sellepärast Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli sekkumise tõttu. Ja ma tahtsin kuidagi tänada president Donald Trumpi, nii et mul tuli pähe mõte teha YMCA tantsu ja siis ma lihtsalt tegin seda. Ja ma tegin seda siis, kui ma ootasin Uberit. Ma läksin koos sõbraga välja, et tähistada Ayatollah Khomeini kõrvaldamist. Ja ma ootasin Uberit ning Uber oli umbes 15 minuti kaugusel. Ja see oligi põhjus. Ma mõtlesin, mida ma võiksin 15 minutiga teha? Ja ma lihtsalt salvestasin selle, postitasin selle ning läksin sõpradega tähistama ja panin oma telefoni kinni. Ja siis mõne tunni pärast, kui ma telefoni uuesti avasin, et sotsiaalmeediat kontrollida, nägin, et see video oli kogu internetis plahvatuslikult levinud. See oli hullumeelne. Ja see oligi minu tunne. Ja ma usun, sest ma näen, et kõik mu sõbrad, kõik inimesed minu ümber, isegi väljaspool Iraani, tundsid selle päeva suhtes sama.
ja ma tean, et Iraanist tulid miljonid inimesed 8. ja 9. jaanuaril protestidele ning kõik nad tahtsid seda. Ajatollah Khomeini, et ta lahkuks ning soovisid vabadust ja nõudsid vabadust ning põhilisi inimõigusi. Samuti hüüdsid nad meie tulevase vaba Iraani juhi Pahlavi printsessi toetuseks. Nii et ma tean kindlalt, et kõik Iraani inimesed tahtsid, et see juhtuks, sest nad soovisid, et USA ja Iisrael sekkuksid olukorda. Sest meil on tõesti küllalt. Me oleme nii tüdinenud sellest valitsusest, sellest islamistlikust režiimist Iraanis. Ja me andsime endast parima. Nagu sa nägid, olid tänavatel miljonid inimesed paljakäsi. Nagu kõik neist, igaüks neist inimestest, kes tänavale tuli, teades kindlalt, et kui nad lähevad tänavale, ei pruugi nad elusad tagasi tulla, aga nad tegid seda ikkagi. Miks? Sest meil on tõesti küllalt. Meil on sellest valitsusest, sellest islamistlikust režiimist kõrini. Me lihtsalt tahame, et see režiim kaoks. Ja USA ja Iisraeli sekkumine oli ainus asi, mis oleks saanud meid aidata, sest me andsime endast parima. Rohkem kui 50 000 inimest tapeti islamistliku režiimi poolt 2 päevaga. Me pingutasime selle nimel väga palju. Ja terve kuu jooksul, alates 8. ja 9. jaanuarist, palusid kõik inimesed nii sees kui väljaspool pidevalt president Donald Trumpil olukorda sekkuda. Ja siis ta saatis sõnumeid, et abi on teel ja sellist laadi asju, andes Iraani rahvale lootust. Ja kõik inimesed nii sees kui väljaspool skandeerisid. Meie Iraani diasporas protestisime pidevalt ja palusime president Donald Trumpil terve kuu jooksul olukorda sekkuda. Ja lõpuks ta tegigi seda, sest me Iraani rahvas teame, et kui president Donald Trump midagi ütleb, siis ta kindlasti teeb selle ära. Ja see juhtuski. Ja mina ning kõik Iraani inimesed, kui see sekkumine algas, hakkasime tähistama. Nagu näete, nagu need videod, mis Iraanis tulevad, inimesed on tänavatel samal ajal, kui taustal plahvatavad pommid. Nad pommitavad IRGC ja islami režiimi rajatisi taustal ning inimesed on tänavatel, tähistavad, tantsivad, laulavad. Nad on nii õnnelikud. Ja on olemas kaadreid, on videosid, kus iga kord, kui pommitamine lõpeb, muutuvad inimesed kurvaks. Nad ütlevad, palun, nagu videos, nad ütlevad, president Donald Trump, Bibi Netanyahu, palun jätkake pommitamist, ärge lõpetage pommitamist. Ärge minge ära, sest kui see režiim jääb võimule, nad teevad veel ühe veresauna. Nad teevad seda palju hukkamisi, näiteks 2026 aasta 2 esimese kuu jooksul. Nad hukkasid üle 900 süütu inimese, sealhulgas lapsi, näiteks 18 ja 19-aastased inimesed, teismelised, täiesti süütud inimesed. Lihtsalt sellepärast, et nad tulid tänavale ja küsisid vabadust ning põhilisi inimõigusi. Nüüd, Mune, ma tean, et sa kaotasid selle sõja ajal traagiliselt oma nõbu. Kuidas sa end selle pärast tunned? Kas see on mõjutanud sinu suhtumist sõtta? Kas sa oled muutnud oma arvamust selle sõja legitiimsuse kohta ja miks või miks mitte? Noh, mis puudutab minu nõbu, siis ma ei saa tegelikult detailidesse laskuda, sest islamirežiim juba ähvardab mind ja ma ei taha olla nende seas. Mõned mu pereliikmed ja sugulased, kes elavad endiselt Iraanis, on sellest mõjutatud ja sellepärast ma ei saa mingit infot avaldada. Ainus, mida ma saan öelda, on see, et ma kaotasin oma nõbu, mitte pommitamiste tõttu, tema ümber ei olnud pommitamisi. Mitte midagi, isegi mitte lähedalgi. Ja see juhtus enne noorusi, Pärsia uut aastat. Ja see kõik oli islamirežiimi tõttu. Ja tema surmas on 100% süüdi islamirežiim, nagu sa võid kaadritelt näha. Islamirežiimi jõud tänavatel, neil on relvad, neil on tänaval põhimõtteliselt sõjaväe kuulipildujad.
Nad jälitavad inimesi Iraanis. Ja kui nad üritavad vastu hakata või protestida, lastakse nad kohe tänaval maha ja tapetakse. See ei ole midagi uut. Ja lihtsalt mainides, et inimesed, eriti inimesed läänes, vasakpoolsed, sõjakriitikud, töövasakpoolsed, nad püüavad alati ignoreerida fakti, et see režiim on nagu omaenda rahva mõrvar. see režiim tappis tänavatel üle 50 000 süütu inimese ja teeb seda siiani. Kui me ütleme, et keegi hukati või keegi tapeti selle režiimi poolt tänaval, siis nad püüavad seda ignoreerida. Ja seda, mis minuga juhtus, nad püüavad propagandaks kasutada. Minu nõbu? Ja mõned neist teavad, mõned neist on režiimi inimesed, nad teavad, et ma ei saa infot avaldada, ma ei saa nime öelda, ma ei saa lihtsalt avaldada oma nõbupilti ja siis öelda, mis tegelikult juhtus. Nad teavad seda, sest ma ei saa oma sugulaste elu ohtu seada. Ja nad teavad, et ma ei kavatse seda teha ja nad mõtlesid minu kohta välja selle propaganda. Ja nad levitasid sotsiaalmeedias igal pool jutte, et ma kaotasin oma nõbu pommitamiste tõttu. Ei, tema surma ajal ei olnud tema ümber absoluutselt mingeid pommitamisi. Ja ainus põhjus, miks ma oma nõbu kaotasin, oli see režiim ja mitte miski muu. Ma tahan teilt küsida, praeguses sõja ja konflikti olukorras, mis iganes praegu toimub, mida iraanlased Iraanis ise tahavad? Ja kas see erineb sellest, mida diasporaa iraanlased nõuavad? Nii et praegu, kui nad selle relvarahu tegid, kõik, mida ma Iraanist teada saan, kui ma räägin oma sõprade ja sugulastega ja muide, ma ei saa neile helistada. See toimib ainult siis, kui nemad mulle helistavad. Ja internetti ei ole, videokõnesid ei ole, mitte midagi muud ei ole. Nii et iga kord, kui nad mulle helistavad ja ma küsin olukorra kohta seal, ütlevad nad kõik ühte asja, et nad on kurvad. Nad ei ole rahul, et relvarahu tehti. Nad tahavad, et see jätkuks. Nad tahavad, et see kestaks seni, kuni see režiim on kadunud. Ja mis hinnaga? Neid ei huvita. Nagu nad ütlevad, nagu mõned mu sõbrad, ma mäletan, et üks mu sõbranna ütles mulle, et ma olen valmis surema, aga ma olen valmis surema ükskõik mis hinnaga. Aga see režiim peab kaduma, sest nad kardavad seda režiimi nii väga. See režiim sai USA ja Iisraeli poolt nii palju alandada, et nad justkui maksavad kätte omaenda rahvale. Hukkamistega, nende sõjaväe kuulipildujatega tänavatel, inimeste tapmisega tänavatel, hirmu külvamisega iraanlaste seas Iraanis. Nii et nad lihtsalt muretsevad sellepärast, et kui see olukord jääb lahendamata, siis tahavad nad, et USA ja Iisrael lõpetaksid selle režiimi ning ei peatuks enne, kui see režiim on täielikult kadunud. Nüüd oleme näinud Iraani diasporaas väikest osa inimesi, kes ründavad kroonprints Reza Pahlavit, öeldes, et nad ei taha monarhiat, kuigi tema ise seda ei nõua. Mis on teie sõnum neile? Mida arvate nende seisukohtadest ja mida olete näinud Iraanis kohapeal seoses selle küsimusega, kes peaks järgmisena juhtima? Ja Emily, need inimesed, Iraani diaspora väljaspool Iraani, kes räägivad kõiki neid asju printsess Pahlavi kohta, on tegelikult režiimiga seotud inimesed. Need on need inimesed, kes saavad sellelt režiimilt raha, et levitada propagandat, valesid ja sellist asja teiste inimeste seas. Nagu sa nägid näiteks need grändilesed, ma ei tea, kas sa seda nägid, aga Qasem Soleimani õe või vennatütre tütar. Ta teeskles tegelikult, et on nagu mingi Instagrami suunamudija ja siis ta rääkis sellist juttu. Nojah, kui sina seda ei ütle, kes siis ütleb? Kui sa oled Qasem Soleimani õe või venna lapselaps, siis see kõik ongi loogiline.
ja seda mustrit näeb kõigi nende Iraani diaspora puhul. Nad kõik on omavahel seotud. Kõik nad on nagu Iraani revolutsioonilise kaardiväe liikmete sugulased, sõbrad või perekond Iraanis. Nii et nad ei esinda iraanlasi. Nad moodustavad vähem kui 5% kõigist iraanlastest, nii Iraanis kui ka väljaspool seda. See, mida me nägime, oli see, et inimesed läksid tänavale, miljonid inimesed, teades, et nende elu on ohus, kui nad tänavale lähevad. Nad läksid tänavale protestima ja tõid kaasa selle lipu, mida sa taustal näed, ning tõid kaasa printsess Pahlavi pildi. Ja lihtsalt teadmiseks, et printsess Pahlavi või endise šahhi pildi omamine Iraanis on ebaseaduslik. Ja kui valitsus või režiimi jõud sind nende piltidega kinni peavad, pannakse sind vangi ja sind nimetatakse reeturiks. Ja iga kord, kui kedagi Iraanis reeturiks nimetatakse, määratakse neile inimestele tavaliselt surmanuhtlus. Need inimesed teadsid, et kui nad viivad printsess Pahlavi pildi tänavale, võivad režiimi jõud nad kinni võtta ja isegi tappa ainult sellepärast. Aga nad tegid seda ikkagi. Ja see annab kogu maailmale sõnumi, et Iraani rahvas hüüab ainult ühe inimese nime, kelleks on printsess Pahlavi. Ja meie iraanlased, meie diaspora, Iraani diaspora, meil ei jää muud üle, kui olla Iraanis elavate inimeste hääl, sest mina tunnen, et see on minu kohustus. Ja saigi, kui ma tahan, et printsess Pahlavi oleks Iraani tulevane juht, sest lihtsalt ei ole ühtegi teist alternatiivi. Mitte keegi teine. Teised inimesed ütlevad küll, et okei, see võib olla kandidaat, see võib olla teine alternatiiv. Kõik need inimesed on seotud islamirežiimi inimestega. Ja neil on sama ideoloogia. Kui nad valiksid need inimesed, oleks sama režiim. Nii et kui nad valitakse, siis režiimis muutust ei toimu. Seega pole absoluutselt mingeid muid alternatiive. Pole absoluutselt kedagi teist peale printsess Pahlavi, kelle nimel inimesed nii sees kui välismaal hüüavad. Ja kõik need inimesed, kes räägivad printsess Pahlavist, et ta pole tõeline juht ja muud sellist, kõik nad on seotud režiimi inimestega ja kõik nad ongi režiimi inimesed. Nad tahavad muuta narratiivi, levitada propagandat, levitada valesid ja valeuudiseid. Nii et nemad ei ole need iraanlased, kes suudaksid esindada tegelikke iraanlasi nii sees kui ka väljaspool riiki. Nüüd viimase küsimusena tahaksin ma küsida sinu arvamust selle kohta, kuidas meedia on seda kajastanud, eriti just lääne meedia, kuidas nad on seda sõda seni kajastanud. Ma mõtlen, see, mida sa mulle praegu räägid, see, millest me oleme rääkinud, on peaaegu täielik vastand sellele, mida osa peavoolumeediast on väitnud selle kohta, mida iraanlased tahavad, kuidas nad end tunnevad ja mis tegelikult kohapeal toimub. Kuidas sa vastaksid sellele, mida me oleme näinud enamikus lääne meedias? Ma pean kõigepealt midagi ütlema. Islami režiim on tõesti osav narratiivide kujundamises. Tõesti, nad on viimased 47 aastat harjutanud propaganda levitamist. Ja neil on nii palju raha, kõik tänu Iraani ressurssidele, kogu see vana raha, mida nad saavad rahastamiseks kasutada, nii palju meediat, nii palju inimesi propaganda levitamiseks, et neid nagu palgata ja teha neist omi inimesi. Need inimesed, kes tulevad meie juurde, lähevad meediasse või levitavad valeuudiseid ja valesid. Asi on selles, me teame, et neil on kõik ressursid, neil on kogu raha, mida nad saavad läänele anda ja nad teevadki seda. Need meediad, mida sa näed, need uudised, mis välja tulevad, nagu need libauudised ja valed, isegi minu kohta tehti seda, minu juhtumi puhul, kus ma ütlen, et kaotasin oma nõbu just islamirežiimi tõttu. Ja lääne meedia, mõned neist, ütlevad, et kaotasin ta pommitamiste tõttu, näiteks. See on hea näide sellest, kuidas need lääne meediad, eriti läänes, on rahastatud islamirežiimi poolt
ja Katari poolt. Ja kõik need riigid, kes püüavad aidata seda režiimi, seda julma režiimi võimul püsida. Ja seda on lihtsalt hull vaadata, eriti iraanlasena, sest ma tean, mis seal toimub. See on lihtsalt nii hullumeelne ja teeb mind nii vihaseks, et need lääne meediad levitavad propagandat, levitavad kõikjal valeuudiseid. Ja on inimesi, kes neid usuvad, kes usuvad neid valeuudiseid. Ja see on asi, mis teeb mind samal ajal nii kurvaks ja vihaseks, sest nad ei tee ise uurimistööd. Nagu inimesed lihtsalt vaatavad ja kasutavad ning siis toetuvad ainult ühele allikale ja usuvad seda. Ja siis nad püüavad järgida sama joont nagu need uudistekanalid. Ja nad ei pöördu tegelike iraanlaste poole, et küsida, mis seal toimub. Ma usun, et kõige usaldusväärsem ja tõeline allikas teada saada, mis tegelikult Iraanis toimub, on iraanlased ise. Ja kui keegi tahab teada, mis Iraanis toimub, siis tuleb lihtsalt minna iraanlaste juurde ja küsida, mis toimub, ning nad saavad teada. Mitte need meediad, sest me kõik teame, et neid palgatakse ja rahastatakse islamistliku režiimi poolt, et levitada neid valesid ja propagandat. Nüüd, Mune, ma tean, et ütlesin, et see oli viimane küsimus, aga tegelikult on mul sulle veel üks küsimus. Ja ma tahan sinult küsida, mida sa Iisraelist arvasid, kui sa üles kasvasid? Mida sulle õpetati? Mis on tänapäeval sinu põlvkonna seas peavoolu arvamus? Ma mõtlen, teil pole ju olnud tegelikult mingit tõelist kokkupuudet iisraellastega peale interneti. Täielik katkestus. Sulle on terve elu meie kohta igasugust jama õpetatud, nii et mida sa Iisraelist arvasid lapsena? Sellest ajast peale, kui ma olin laps ja hakkasin koolis käima, mäletan, et nad sundisid väga noori õpilasi koolis skandeerima. Surm Ameerikale, surm Iisraelile. Nad tegidki seda, need inimesed sundisid kõiki Iraani õpilasi seda tegema ja nad püüdsid seda õpetada. Iisrael on see, kes tahab Lähis-Idas sõda ja Iisrael ongi see. Tegelikult nemad rahastavad seda. Islami režiim on minu arvates terrorismi suurim toetaja Lähis-Idas. Nad püüavad väga kõvasti Iraani inimesi aju pesta, alates noorest east, ja see on miski, mis enam ei toimi. Ja seda on näha, mina sündisin ja kasvasin üles Iraanis. On palju teisi iraanlasi, kes samuti sündisid ja kasvasid üles Iraanis ja neid sunniti skandeerima surm Ameerikale ja surm Iisraelile. Neid sunniti sealsete õpetajate õpetust kuulama ja ajupesule alluma, aga siiski ei tulnud tulemus selline, nagu islamirežiim soovis. Nii et nad püüavad, lühidalt kokkuvõttes õpetada ja ajupesta inimesi juba väga-väga noorest east alates. Ja nad teevad seda kõigis Iraani meediakanalites. Ja see on asi, mida ma kahjuks näen ka läänes kordumas. Ja see ongi see, mis teeb mind tõeliselt kurvaks. Sest lääs nagu USA ja teised riigid on suurepärased riigid ja see ei peaks nii olema. See on, ma mõtlen, Iraani jaoks, sest kõik need diktaatorid, kogu see vabadus, mis inimestelt ära võeti ja kõik need asjad, mida islamirežiim omaenda rahvale tegi. Aga USA-s või teistes riikides on absoluutne vabadus kõigile, et inimesed saaksid tegelikult aru, mis on reaalsus, mis on tõde. Aga nad ei kasuta seda võimalust või lasevad end meedial, lääne meedial manipuleerida või petta. Ja see on asi, mis mulle tõesti korda läheb. Lisaks sellele, et ma püüan nii väga olla Iraani inimeste hääl, püüan ma ka väga, tegelikult öelda tõtt. See, mis Iisraeliga tegelikult toimub. Sest
praegu on iraanlased nii tänulikud, et meil on Bibi. Netanyahu, kes olukorda sekkus ja kõik need asjad, mida Netanyahu tegi ning kõik need asjad, mida Netanyahu ütles Iraani rahva kohta. Ta tegelikult austas kultuuri, Iraani rahvast nii mitu korda ja me oleme selle eest väga tänulikud. Ja me oleme tõesti õnnelikud, et meil iraanlastena on Iisraeli rahvas meie poolel. Ja see teeb mind lihtsalt nii õnnelikuks ja samamoodi, sest meil on nagu mõistame üksteist selles mõttes, et maailm ignoreerib meid, ignoreerib fakte. Meie, iraanlased, läheme sotsiaalmeediasse ja ütleme, rohkem kui 50 000 inimest tapeti islamirežiimi poolt. Ja meedias olevad inimesed ütlevad, näita mulle tõendeid. Millist tõendit sa tahad? Kas sa tahad, et ma viiksin sind nende inimeste haudade juurde või võtaksin su käest kinni ja viiksin sind nende surnukottide juurde, mis olid Iraanis? Millist tõendit sa minult tahad? See on kõikjal sotsiaalmeedias ja see on sama asi, mis juhtus Iisraeli inimestega. Nagu ikka veel mõned päevad tagasi inimesed üritasid minu üle nalja teha. Nad ütlesid, et ma lihtsalt mõtlen numbreid välja, samuti nagu Iisraeli inimesed mõtlesid välja numbri 6 miljonit inimest. Ma olin nagu, miks? Sa lihtsalt ei suuda reaalsust näha. Miks sa nii väga ignoreerid? Sa püüad reaalsust nii kõvasti ignoreerida. Ja see on lihtsalt sellepärast, et see viha, mida islamirežiim, Katar ja need riigid püüavad inimestesse istutada Iisraeli ja USA vastu, eriti Iraanis. See lihtsalt teeb nad nii pimedaks, nad lihtsalt sulgevad silmad, et seda mitte näha. Mis on tegelik reaalsus? Ja kas Iisrael ei ole siis selline? Ja üks asi, mis mind lihtsalt nii vihaseks ajab, on see, kui levinud on antisemitism läänes. Ja nagu ma sündisin ja kasvasin üles islamiriigis ning mind sunniti olema moslem, aga ma ei saa islamist rääkida, sest ma kasvasin üles selles keskkonnas. Ma õppisin seda, mind sunniti selle religiooni kohta õppima ja kui ma ütlen midagi selle religiooni kohta, kõik faktid, viidates isegi Koraanile, siis nad lihtsalt nimetavad mind islamofoobiks. Aga kui nemad üritavad levitada viha ja levitada antisemiitlikke arvamusi, siis keegi ei ütle neile midagi. See on nagu tundub, et nad lubavad endal sellised olla. Ja see on midagi, mille eest ma tõesti püüan võidelda, eriti läänes, kuna ma olen USA-s. Ma olen alati iraanlaste hääl, alati iisraellaste ja juutide hääl. Ja seda sellepärast, et ma näen seda, sest ma tunnen sama asja. Nagu maailm ignoreeris meid, samuti püüdis maailm ignoreerida iisraellasi ja juute. Nii et ma olen alati see inimene, kes räägib tõest, sellest, mis tegelikult juhtus ja sellest, mis on tegelikkus. Hästi, me peamegi siinkohal lõpetama, aga ma tahan teid väga tänada, et te täna meiega liitusite ja aitasite valgustada seda, mis Iraanis kohapeal toimub. Aitäh teile!